Tere 31. oktoobri hommikust. Meil on nüüd New Yorgi reisist möödas natuke vähem kui kuu aega ja oleme uuesti suuna võtnud lennujaama. Seekord oleme autoga siis Riias ning lendame siit nädalavahetuseks Edinburgi. Minu jaoks täiesti uus sihtkoht. Maarja on varasemalt Inglismaal käinud, Edinburg on uus. Aega meil on Edinburgis olla ainult üks täispikk päev põhimõtteliselt, et praegu on reede hommik ja tagasi tuleme siis pühapäeva õhtul, et ajavahe õnneks mängib meie kasuks selles mõttes minnes, et 11.05 läheb lend ja 11.45 peaksime Edinburgis maanduma. Nii et mis seal ikka, võtame oma kodinad ja hakkame lennujaama poole tatsama. Jah, auto jääb siis lennujaama ametliku parklasse. Ja passikontroll on meid ilmselt ees ootamas. Loodame jällegi, et kõik dokumendid vajalikud on olemas, sest et Inglismaa vist ei ole nüüd enam nii lihtne sinna saada, aga mitte midagi rasket ei tohiks ka olla, loodame. On ikka olemas, lämme. Airbnb on siis sellises keldrikorrusel nii-öelda, et host elab ise üleval ja meil on selline sissepääs siit trepist alla. Siin on juba meie aknad ja siis selline koht. Saab põhimõtteliselt õues istuda. Mega nunnu. Jõudsime nüüd edukalt kohale, saime oma seljakotid Airbnb'sse ära visata ja nüüd lähme siis vaatame linna peal ringi, kuna tegelikult on meil aega ikkagi ülivähe siin. Väga tormamiseks läheb ja ma tunnen juba esimesi vihmapiisku vastu meid. Nii et just see hetk, kus me jõuame uksest välja astuda, hakkab vihma sadama, aga no Edinburgile kohane nagunii, nii et lähme avastame linna. Lähme vaatame ringi ja lähme üritame midagi süüa otsida kiirelt. Päike on just loojunud ja me tulime siia Calton Hillile vaatama linna üle. Kuna meil aega on vähe, siis vaatame kõrgelt ja näeme hästi korraga hästi palju. Aega on tõesti vähe, me oleme niimoodi ringi tormanud praegu siin viimasel ajal, aga nagu enamus linnast on isegi juba nähtud tegelikult. Suuremad vaatamisväärsused vist, jah. Nii et vaatame veel, nüüd läheb pimedaks, siis pühendume rohkem aega ilmselt mingitele poodidele, aga natuke vaatame ka linna. Täna on Halloween, kõik kohad on mingid kostüümides inimesi täis. Veits creepy linn. Ja siuke sünge linn ja siis nagu Halloween. Need sobivad omavahel selles mõttes kokku.
väljas on täiesti pimedaks läinud vahepeal, aga käisime Marks & Spenceris, võtsime endale homseks süüa ja õhtuks süüa ja nüüd lähme siis käime Primarkis ja vaatame, mis meil veel siin teha on täna õhtul. Kuna Edinburghi reisiga läks tegelikult nii, et meie õige lend tühistati ära, siis sellega koos kaotasime oma esimese majutusasutuse ja nüüd oleme siis Airbnb's. Täiesti esimest korda siis võtsime mitte korteri, vaid lihtsalt privaatse toa. Aga tegelikult on vist väga mõnus. Et üsna privaatne, meil on oma vannituba, meil on oma magamistuba. Kööki küll ei ole, aga täitsa piisab. Ma kiirelt näitan ka, et enne kui ma siin täiesti ära labustame kõik, aga siis tavaline voodi, siuke peeglikene. Sealpool on mingi minitelekas, siit on ainus siuke valgusallikas. Aken on ju. Me oleme siis keldrikorrusel niimoodi, et tänav on nagu üleval kõrgemal pool. Asjad. Tundub mugav voodi. Ja siit teisele poole siis on vets. Siuke uhke asi nagu vann. Ja siin on mõnus põrandaküte. Kõik asjad tunduvad nagu olemas olevat ja siuke täitsa normaalne koht. Maailma kõige tervislikum toidupoe Howl tuleb ka siit siis. Käisime Marks & Spenceris ja mingis kohalikus muus toidupoes. Kuna meil siin toidu tegemise võimalusi ei ole, siis siin on põhimõtteliselt ainult snäkid. Aga ka homseks mingit siukest kraami võtsime homsele bussisõidule kaasa. Sellest räägime ilmselt homme hommikul, kus me lähme, mis me teeme. Aga üldiselt jah, võib-olla midagi juba võtame niimoodi Eestisse ka. Need Marks & Spenceri või küpsised on maailma kõige paremad. Ja siis mingid jooke proovime ka igasuguseid, jälle siuke katsetamine. Ja see maksis poes mingi 4 naela, mis on ja ka päris hea hind ja mingi uus maitse, nii et proovime ära. Kell on 7.05 laupäeva hommikul ja meie hakkame suunduma oma Šotimaa tuurile. Lähme Põhja-Šotimaale, 12,5 tundi kestab matk või retk. Bussisõit. Ja täitsa pimedas õhtul hilja jõuame tagasi ja Get Your Guide'i kaudu siis võtsime. Kui kedagi huvitab, siis võime lingi descriptionisse ka panna. Nii et hakkame minema. Lähme käime ära. Esimene peatus, oleme kuskil kalenderi lähedal mingis coffee shopis või mingis poes ja järgmine vist peakski olema juba esimene vaatepunkt. Oleme kuskil mägede vahel tund aega sõitnud. Ilm on huvitav, öeldi, et riietuge vastavalt ilmale. Kõik on vihmajoped ja kummikud ja mis iganes asjadega me oleme asjadega, mis võtavad kogu vee endasse. Jah, ehk siis saab tore olema. Vihmavari on ka selline, et ilmselt läheb tänase päeva jooksul katki, nii et edu meile! You will see Castle Anthrax, Castle Lear and Winterfell. There we go. And if you look closely, you can still see John Cleese up there.
ilm ei ole üldse naljakas, aga mega ilus on kõik, lihtsalt väga vale riietus. Ebanormaalne loodus. Me nüüd oleme tund aega olnud sellises kohas nagu Fort William. Tehti peatus kuskil linna ääres, kõndisime kesklinna, kiirelt kiirelt tee ja mingid 2 saiakese moodi asja või mingit magusat asja. Ja siis ilmselt sööme oma lõuna tegelikult bussis. Et siuke väga tormamine, aga nüüd kõnnime juba bussi poole tagasi. Siuke väike linnake mägede vahel. Me oleme nüüd Loch Nessi ääres, meil on 2 tundi aega oodata siin, et ülejäänud grupp järgi jõuaks. Ja peale seda vist hakkame siis liikuma vaikselt tagasi Edinburghi poole. Ilm on hetkel natuke ilusamaks läinud, paar piiska just vihma tuli, aga on lootust vist, et äkki päris läbi mereks ei saa siin oodates. Oleme jõudnud oma päevase tripiga viimasesse peatuspunkti Bitlorki ja siin anti meile kuskil pool tundi aega vaadata, väga ilus linn, aga pool ajast on läbi, nii et hakkame vaikselt bussi poole tagasi kõndima. Jõudsime tagasi Edinburghi ja vaatame, kas me saame sellisest kohast endale nüüd süüa võtta. Tere hommikust, on meie viimane päev siin Edinburghis. Täna kella 4 oleme juba lennuki peal ja hakkame tagasi lendama. 4 midagi vaheb lennukaga, no jah, enam-vähem. Teeme kiire kokkuvõtte eilsest päevast. Et käisime siis sellistes kohtades nagu Callander, siis sõitsime Glencoe kanti, sealt läksime Loch Nessi äärde. Ja tagasi tulles oli viimane peatus Bitlorkis. Ühesõnaga väga-väga pikk oligi kokkuvõttes ilmselt 12 tundi umbes tuli ära, et jõudsime peale 8 alles linna tagasi. 7:30 olime bussi juures ja enam-vähem 8:30 siis jõudsime tagasi. No ühesõnaga väga-väga pikk päev, väga palju sõitmist. Aga väärt oli. Jah, kokkuvõttes jäime tuuriga rahule selles mõttes, et kui uuesti tuleks, siis võtaks rendiauto või tuleks nagu ise autoga, et ikka see grupireisidega on nagu ta on, et pead kogu aeg teiste järgi arvestama ja võib-olla ei tehta peatusi seal, kus tahaks teha, et seal... Ise oleks võib-olla kulutanud seda aega natuke teiste kohtade peal. Looduse poolest on Šotimaa imeline. Tõesti võib isegi öelda vist, et üks peaaegu kõige ilusam koht, kus me käinud oleme. Tahaks hea meelega tagasi tulla. Ja ma ütleks, et isegi nagu Lofootidega on selline, et nagu jääb võib-olla siuke
esikohta nagu jagama praegu. Ja me isegi ei käinud nendes kõige ilusamates kohtades veel. Jah. Aga jah, ühesõnaga kokkuvõttes jäime tuuriga rahule. Tänane päevaplaan on selline, et lähme vaatame ühesõnaga natuke teistes linnakohtades veel ringi ja proovime võib-olla natuke rahulikumalt korra vanalinna jõuda, võib-olla mingis kohvikus olla ja siis juba tagasi bussi peale ja asjade järgi bussi peale ja lennukile. Jah, aga kell on juba 9:30, nii et alustame. Hommikuks siis üks cappuccino ja mingid sellised võileivad. Istume siin kuskil, oleme teel Dean Village'isse. Mega ilus on kõik, eriti hommikul niimoodi, kui inimesi on ka vähem ja rahulik hommik. Linn ärkab alles ka. Siis käisime ära ja nüüd veel vaatame paaris poes ringi, käime kohvikus ja toidupoes veel ja siis juba ongi aeg otsas. Oleme nüüd sellises kohas nagu The Milkman, mis on väga kuulus koht. Spinati juustusai, mingi õuna, saiake, tee ja hakkame jalgu korraks. Airbnb-st on asjad käes. On aeg siis bussi peale minna ja hakata lennujaama poole sõitma. See on läbi selleks korraks. Aga nagu me ka enne ütlesime, siis me tuleme kindlasti tagasi. Ja muljetame, ma arvan, jälle pärast ei hakkasin praegu tänava peal kokkuvõtted tegema. Jah, ühesõnaga väga mõnus, võib tulla küll. Jah, nii et lähme lennujaama. Oleme nüüd Edinburghist kenasti tagasi jõudnud. Jäime väga rahule selle lühikese tripiga. Et Edinburgh ise mulle meeldis linnana väga, sellepärast et ta oli nii kompaktne. Tegelikult kõik siuke vanalinn, ilusad kohad, kõik olid nagu jalutuskäigu kaugusel, kui normaalsesse kohta mõjutus võtta ja nagu ei läinudki väga kaua aega, et seda linna nii-öelda näha. Ühest päevast täitsa piisaks, ma arvan. Ühest pikast päevast. Jah, hommikul vara alustada, õhtul lõpetada. See Šotimaa bussireis kindlasti väga väärt. Kindlasti. Ja suure tõenäosusega tahaks ka tagasi minna. Ja lihtsalt oma autoga või oma transpordivahendiga. Et kindlasti kutsub tagasi ja loodus on tõesti imeline.
et ei olnud see, et nägime ära ja rohkem minna ei taha, vaid pigem nagu tekkis see soov, et uuesti minna. Igatahes jah, väga soovitame sihtkohana, nii et mis seal ikka muud kui jälle järgmiste seiklusteni. Lähme tripime. Lähme tripime.